Kui me räägime ravisekkumistest vaimse tervise probleemidesse, kõigile ühine omadus on tekitada ajutalitlusmusmuutusi, mis siis leevendab üht või teist sümptomit. Ravimid, mida me kasutame, reeglina põhjustavad aju tegevuses keemilise tasakaalu nihet, mis viib meie aju parema funktsioneerimiseni. Psühhiaatrilised ravimid mõjutavad neid ajusüsteeme suhteliselt tugevalt ja pikemal tarvitamisel kestvamalt ja efektiivselt. Samuti saab ajutalitlust mõjutada erinevate füüsiliste või vaimsete sekkumiste abil, millest eelnevalt juba juttu oli. Kolmas etapp jääb võib-olla nende kahe faktori vahele. Kui me räägime erinevatest süsteemidest, siis võib-olla kõige enam sekkutakse just uneregulatsioonis melatoniinisüsteemi kaudu ja võib-olla käesoleval ajal üha enam endokannabinoidsüsteemi mõjutamise läbi. Endokannabinoidsüsteemil on organismis erinevaid funktsioone ja üks neist on organismi valmisoleku tagamine stressiga toimetulekuks. Seetõttu on meie endokannabinoidsüsteemi mõjutamine väliste faktorite abil paljulubav erinevate psüühiliste vaevuste leevendamisel. Käesoleva alal on peamine endokannabinoidsüsteemi väliselt mõjutav ühend kannabidiool või CBD. CBD eesmärgiks võiks olla organismi valmisoleku tugevdamine stressirohke elusituatsiooniga toimetulekuks, ärevuse leevendamiseks, samuti unerütmi korrigeerimiseks. Kannabidiool on ühend, mis sisaldub kanepitaimes ja erinevalt klassikalisest kanepist, millel on teatud ohud meie vaimsele tervisele ja üldse tervisele, siis kannabidioolil neid leitud ei ole. Ei ole tal sõltuvust tekitavat probleeme ja ei ole temal leitud teisi tervist kahjustavaid faktoreid. Üks huvitav nüanss kannabidiooli ja üldse endokannabinoidide kohta on selle sõltuvus manustatava aine või ühendi hulgast. On leitud, et väiksemal toimel on selle väga tugev ja sobiv rahustav või ärevust leevendav toime. Samas suurtel annustel on leitud just ärevust tekitav toime. Seega ilmselt selgitab võib-olla pikaajalise kanepi tarvitamise ohtlikud mõjud meie vaimsele tervisele. Kokkuvõtvalt on vaimse tervise kaitsmine ja selle tugevdamine lihtne ja jõukohane meile kõigile. Tuleb elada normaalset elu. Ei ole tervist ilma vaimse tervise.